Sellest puust saaks siis ühe puulootsiku. Siin Soomaal just neid kutsutaksegi lootsikuteks, kui tahetakse täpsemalt öelda siis ühe puulootsikuks. Aga üldiselt on sellised ühest jämedast haavast õõnestatud paadid, tüüpilised veesõidukid tegelikult terves põhja siis poolkeral. Ja milline siis see haab peaks olema, ta peaks kindlasti olema siis jäme, et see ongi natuke peenike. Ta võiks olla siis pool meetrit jäme tipu poolt, sest et alt võib see haab ju ka pasunasse kasvada ja sealt me tavaliselt ei mõõdagi. Ja pakku, mida me vajame, on umbes 6 meetrit. Ta peaks siis olema võimalikult ümarpuu, peaaegu et nagu pliiats, sest selline lapergune puu ka hästi ei sobi, siis ei teki seda sümmeetriat mõlema külje vahel, paraste vahel. Ja pahatihti on haaval peal ka siis haavataelikud, sellised seened, mis näitavad, et seal sees on südamemädanik ja tühja südamega nagu puust samamoodi ühe puulootsikut ei saa. Nii et iseenesest see on hea puu, aga läheb võib-olla veel 15 aastat ja siis saaks sellest ka veesõiduki teha. Kui me selle puu nüüd võtame maha, siis esimene asi on võtta selle 6-meetrisel pakul koor pealt ära. Ja kui me oleme ära koorinud, siis me veeretame teda ja valime just, et miukene külg jääb põhjaks. Sest et tegelikult ideaalset pliiatsit kunagi metsast ei leia, et puul on ikkagi mingi looge, järelikult see looge tuleb siis jätta kas peale või altpoolt, sest et kui seda külje peale jätad selle looke, siis ka seda sümmeetriat on raske kätte saada. Ja põhja külje pealt siis võetakse üks osa sellest nagu lamedaks, see annab sellise lameda põhja ja parema stabiilsuse. Kui siis lootsiku puu põhi on ära võetud, siis käib nagu otste voolimine ja seda tehakse, otste voolimist tehakse kirvega. Veerand kuni kolmandik läheb siis sellisesse sigarikujusse mõlemist otsast ja keskmine osa jääb siis suhteliselt silinderjas. Kui jah, siis kirvega on see kuju talle antud, siis ööbeldame ta veel siledaks. Ja põhimõtteliselt siis ongi väliskuju on valmis ja siis keeratakse puu teistpidi ja tehakse seest künakirvega see tüvi tühjaks. See on siis künakirves. Künakirvega käib võib-olla põhiline siis selle haab ja ehituse töö, ehk see sisemuse tühjaks löömine. Sellised augud siis puuritakse selleks paadi pardasse, et läbi selle augu naaskliga mõõta õiget sügavust. Naaskli pikkus on toll, et peabki siis olema 2 naasklit, üks on pikem, poole pikem näiteks, sellega siis saab kontrollida, kus kohas see auk on ja seespoolt, kui künakirvega lööd, siis näed, et seal juba tuleb nagu ettevaatlikult võtta. Aga nüüd viimased laastud saab siis kontrollida seda paksust just selle tollipikkuse naaskliga, sest et see on just siis see paksus, mida me kogu paadi kerele ühtlaselt tahame saada. Ja siin on siis näha nüüd, et see lootsik on juba laiali laotatud, et need kohad siis olid tegelikult peal siin koos. Ja kuidas see on siis käinud, on just, et selliste peenikeste pulkadega, tavaliselt lepapulgaga painutatakse neid külgi. Et kui nad algus on koos, siis järjest, ütleme mingi 5-6 tunnise protsessi käigus, ta nüüd vaikselt laotub laiali. Ja selleks on siis mõlemil pool on pikad lõkked. Seda nimetatakse lootsiku laotamine ja niimoodi saadakse see kuju, millist me tegelikult talle tahame. Lootsiku ehitamise ajal jäetakse kumbagisse otstesse sellised nagu klotsid alles. See on selleks, et neid pragusid ära hoida võib-olla, mis muidu võiksid siia päikesega lüüa. Ja nüüd, kui on need ta laiali laotatud, siis lõigatakse siit siis see nina kuju. Siia otsa on siis pandud vanasti tamme, pitsast, nüüd me võib-olla ka paneme metallisse, ühesõnaga mingisuguse tugevduse. Siia otsa peale pannakse ka siis selline pulk, et oleks võimalik mugavalt teda jõe äärde viia ja siis samuti sisse tulevad kaared. Et need kaared hoiavad siis seda lootsiku kuju nii, et ta uuesti kokku ei tõmba ja teevad üldse selle ka tugevamaks.
ja kaared iseenesest tehakse looduslikult kõveratest siis puudest. Ehk siis tegu on siin tükikõrgus, osa on juurikas ja osa on tüvi. Et kuusk on just siis selline puuliik, mida me eelkõige kasutame. Valmis kaared näevad siis sellised välja ja nad on siis hea teha suhteliselt täpselt. Ja üks asi, mis me oleme siis siin leiutanud nagu viimastel aastakümnetel on, et aabe sisse panna ka istmed. On ülejäänud veel see, et teda tuleks tõrvata. Tõrvame siis männitõrvaga, tavaline paaditõrv ja mõistlik on tegelikult iga kevad enne kasutamist korra üle tõrvata, nii nagu ikka paatidega, puupaatidega. 100 aasta eest oli veel Eestis 3 piirkonnas selliseid ühest puust lootsikuid. Oli Kasari jõe ääres Matsalu kandis ja Ahja jõe alamjooksul Peipsi seal rannas ja siis siin Soomaal Pärnu jõgikonnas. Aga üks põhjus, et miks ta siis siin on nagu ellu jäänud, et miks oli meil võimalus siin vanade meistrite käest see üle võtta ja nüüd edasi anda mingitele noortele meestele, on just see, et üleujutuste ajal, kui need samad jõed on siis üle kallaste, siis on ta olnud väga nagu tänuväärne liikumisvahend. Näiteks kui tahad majast minna madalas vees lauta loomi talitama või kuuri puude järele. Aga muidugi muul ajal on teda alati kasutatud siis jõe peal kalapüügiks, niisama lustisõiduks ja vanasti käiski kogu suhtlus ja liiklus mööda veeteed.